Ma lugesin teie propagandateenistus teatas, et te olete käinud Türil ja seal olid väga toredad inimesed, nii et meil hakkab see tabeli juba ääred paika saama, et Türil kõige paremad, Võrus kõige halvemad. Ma olen ka lugenud muidugi, et saarlased on jube närvis, et võrulased ei ole kõige kurjemad teie peale, nemad on teie peale veel rohkem tigedad. Aga ma lähen sellest teemast praegu kaugemale. Ma pean ka ütlema ära õiendama, et mina ei rünnanud ennem teie isa. Mina kiitsin teda, et ta oskas protsentidega propagandat teha paremini kui tänane valitsus. Kasvuruumi on, ma tõin teda eeskujuks. Aga nende protsentidega propaganda tegemisega on ikkagi täitsa andekas, kui siin rääkisite, et elu on läinud nii heaks, et trahvid on läinud 8 korda odavamaks, siis me ei pea ju minema tagasi tsaari aega. Me võime ka minna Liivisõja eelsesse aega, kui eestlased elasid muldonnides ja võrreldes selle ajaga on elu läinud 800 korda paremaks ja trahvid 800 korda odavamaks. Nii et õiglane oleks tegelikult ikkagi nüüd trahve teie loogika järgi tõsta vähemalt 800 korda. Ja muidugi see vajaks ära klaarimist, et kes siis oli see paha peaminister, kes rahvast kartis ja kuskil ringi ei käinud. Ma mõtlesin, et äkki saab täna teie erakonnakaaslasest limonaadimasin teist korda teilt nätaka sealt puldist ära. Aga ma muidugi praegu lihtsalt muljetan tänase väga andeka stand-up show osas. Mul küsimus on mujalt. Et ma küsin, et Eestis käis hiljuti IMF ja IMF andis siin hinnangut meie maksudele, meie rahanduse seisule ja seis on muidugi kohutav. Ennem eelmisi Riigikogu valimisi ma küsisin teilt automaksu kohta ja siis te käskisite huultelt lugeda, kinnitasite, et ei tule automaksu. Ma küsin nüüd pärast IMF-i siin käiku ja me teame, kui väga neile meeldib kinnisvaramaks, et kas nemad soovitasid meile ka kinnisvaramaksu ja kas te saate meile kinnitada lihtlausetega või teistmoodi, et kinnisvaramaksu ei tule? Aitäh. Aitäh. Jaa, alati on huvitav, et kuhu te selle 2 minutiga siis jõuate, et räägite kõikvõimalikest teemadest. Ma teen muudkui märkmeid, siis tuleb välja, et sellest ei tule üldse. Mitte sellest ei tahtnud ma täna rääkida, vaid hoopis Liivisõjast. Aga olgu, ärme siis sinna lähen kohe teie küsimuse juurde. Varamaksusid on meile soovitanud OECD, tegelikult ka IMF, et kui võtta siis selle järgi, et sa saad maksustada tarbimist, tulu või vara, siis vara on meil kõige madalamalt maksustatud kõikide teistega võrreldes. Ja neid soovitusi on ju tehtud just seesama, et maksustage vähem töötamist ja maksustage kõrgemalt vara. Et need, kellel juba vara on järelikult paremal järjel kui need, kellel seda vara nii palju hinge taga ei ole. Ja selliseid ettepanekuid on järjest tehtud. Mida? Automaks on ju ka varamaks, et see on asi, mille me siis oleme sunnitud tegema selle jaoks, et ühelt poolt täita riigieelarvet, aga teiselt poolt siis ka suunata ühiskonda keskkonna eesmärkide täitmise siis suunas. Nüüd praegu meil ei ole kuidagi plaanis ega arutusel mingit täiendavat varamaksu, lihtsalt juba sellel põhjusel, et ka need õppetunnid, mida me oleme saanud automaksu aruteludest, mida me oleme nüüd pidanud üle aasta, kus kõik on saanud oma arvamust öelda, oma ettepanekuid teha, igasuguseid kuulamisi, ka siis demonstratsioone on olnud sellega seoses, siis muidugi see on keeruline. Palju lihtsam on ikkagi tõsta mõnda olemasolevat maksu, mis läheb, ütleme, valutumalt või mitte valutult loomulikult, aga millega seoses ei ole nii suur valu kui täiesti uue maksu kehtestamisega. Aga praegu meil ei ole plaanis siis kinnisvaramaksu kehtestada, et sellist arutelu meil valitsuskabinetis ei ole. Aitäh.